Me oleme Jaaguga ju nii pikalt koos töötanud, võib-olla isegi 15 aastat, kui mitte isegi rohkem. Ma olen käinud Pärnus tema juures tööl ja need on olnud kõik väga niisugused meeldivad ja minu enda meelest täitsa tulemusrikkad asjad, mis me oleme koos teinud. Ja on olnud nagu ja siis lihtsalt tekkis ühe töö mõte, kergesti tuli selline Eesti maastik ja siis üks Eesti täht sinna peale. Kuulasin ühte raadiosaadet ühel pühapäeval Vikerraadiost ja seal vist räägiti eesti keelest ja ka õ-tähest mingil määral. Ja siis mul tekkiski idee kasutada seda õ-tähte, mis on eesti keelele väga omane. Ja see õnn tuli lihtsalt selle tõttu, et panna üks lühikene sõna sinna nagu kõlama selle õ-tähe juurde. See kuidagi on täitsa loomulik, et ma võtsin nagu taustaks Eesti looduse, sidusin selle siis nagu eesti keelega ja eesti sõnaga. Mina näen siin Otepääl tõesti see mõte, mis sa ütlesid ja sa oled nagu kokku pannud kõik need selle põhja ja lõuna ja see tuleb sellest tööst hästi välja. See on Põhjamaa taevas, Lõunamaa mäed ja mingid väiksed merelainetused. Et see oli jah, teadlikult kokku pandud loomulikult. Minu pildi juurde kuulub üks eraldi tekst. Eesti vanimast kirjapanekust eraldi tähte õõd polnudki. Selle asemel kasutati ööd või ood. Peame olema tänulikud Otto Villem Maasingule selle õ-tähe eest. Aitäh!